Jõu! Kuna sügis on käes, ilmad on halvad, vihma sajab, siis räägime teile natuke lähemalt, kuidas toimetada oma elektrilise tõukerattaga või teise elektrilise sõbraga vihmas, niiskuses ja kõiges muus säärases, mis tuleb meil Eestis päris tihedalt ette. Anname nippe ja anname mõtteid. Sellise vihmaga, nagu praegu siin väljas on targem üldse mitte tõukerattaga pigem sõita, otsida esimene võimalik katusalune, minna sinna peitu või visata tõukeratas autopaasnikusse ja taksopaasnikusse ja sõita sellega lihtsalt minema mujale, koju või tööle, kuhu iganes tarvis on, sest et pikas perspektiivis vesi tõukerattale ei mõju hästi ka tugevam vihm. Ja endal ei ole ka väga mugav. Et ses suhtes, mida vähem vihma, seda parem. No kui selline suur lomp ette jääb, siis sellest küll ei maksa läbi sõita. Lihtsalt võtta kas tõuks pakkida kokku, kõndida kõrvalt mööda või sõita kõrvalt mööda. Või siis võid ka teha järgnevat. Võtad tõuksi kätte, üks pikk samm ja teine pikk samm ja oledki kohal. Võtad tõuksi maha ja sõidad edasi. Mina olen Uku Voltreidi järelteenindusest ja ma räägin siis nüüd natuke, et mida teha, kui jäidki tõukerattaga ikkagi padukasse ja tõuks on läbimärg. Esimene asi, mida tasuks teha, on võtta siis kas mingi paber või mingi rätik või paber on parem, imab vett paremini ja lihtsalt kuivatagi see masin igalt poolt ära, alt, ülevalt, külje pealt. Teine asi on see, et masina võiks jätta nüüd nagu mõneks ajaks ilma kasutuseta seisma, umbes päevaks näiteks, et lasta tal kuivada. Et kindlasti tohiks sellel ajal seda sisse lülitada ja ei tasuks ka laadida. Osadel masinatel on ka massilüliti, kus saab aku lihtsalt tagant ära ühendada. Et kui see siis lülitada kinni, et masin üldse käima ei saa minna, siis on veel parem, siis ei ole üldse peenelektroonikas elektrit sees. Ja no isegi kui vihma ei saja, siis meres ei maksa ikka sõita.